järgneb veel. Kuigi see pole veel täielik, on see arusaadav ja selge. Valimistulemused on valusad, kuid üheselt mõistetavad. Valitsemise vastutust ja võimalust ei antud meile. Õnnitlen võitnud parteid. Ungari opositsiooni liider Péter Magyar on juba kuulutanud end parlamendivalimiste võitjaks. Ja need hääled, mis on juba loetud, näitavad, et opositsiooniline partei TISA tõepoolest saavutab Ungari parlamendis põhiseadusliku enamuse. Nimelt 135 häält. Kuigi, rõhutan, kõik hääled ei ole veel loetud. Samal ajal on neil minutitel Budapestis alanud ulatuslikud protestid ametlike tulemuste väljakuulutamise ootuses. Kohe märgin ära, et protestivad just TISA partei pooldajad ja ma ütleksin isegi rohkem. Nad tähistavad seda võitu, sest täna Ungaris registreeriti ka rekordiline valimisaktiivsus. Pühapäevastel parlamendivalimistel registreeriti Ungari postkommunistliku ajaloo kõrgeim valimisaktiivsus. Peaaegu 78% kodanikest käis valimisjaoskondades. Venemeelne poliitik Viktor Orbán, kes on olnud võimul 16 aastat ja püüab saavutada 5. järjestikust valimisvõitu, sai toetust USA presidendilt Donald Trumpilt, kuid see ei aidanud tal võita. Samal ajal tuleb mõista, et ebaõiglase ja väga keerulise valimissüsteemi tõttu Ungaris võidakse tulemust siiski viimasel hetkel muuta, hoolimata suurest häälte erinevusest. Ja nüüd uurime selle välja, ma selgitan, milles seal võib olla konks. Lisaks tasub meeles pidada, et isegi kui võitjaks osutub Péter Magyar ja temast saab uus peaminister, on Orbán üles ehitanud riigis sellise võimusüsteemi, et uuel peaministril on väga raske kiiresti kõiki lubatud reforme ellu viia. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige see kanal, pange videole like ja kirjutage oma kommentaar. Ja sõbrad, kui see saade tundub teile huvitav ja kasulik, siis palun toetage selle YouTube'i kanali tööd oma annetusega, YouTube'i sponsorlusega või tasulise tellimusega. Kõik lingid ja juhised, kuidas seda teha, leiate selle video kirjeldusest või minge oma ekraanil oleva QR-koodi kaudu Buy Me a Coffee platvormile. See on kõige lihtsam viis selle kanali tööd toetada, olen teile selle eest tänulik. Ja liituge minu Telegrami kanaliga Bitchi News, link sellele on samuti selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need saabuvad. Niisiis, Ungari opositsioonipartei TISA liider Péter Magyar on juba kuulutanud oma partei võitu, kuigi häälte lugemine veel käib. Péter Magyar on juba öelnud, et Viktor Orbán õnnitles teda isiklikult nende valimiste võidu puhul. Ja nüüdseks on Ungaris juba loetud üle 50% sedelitest. Ja selle arvu põhjal saab TISA partei Ungari parlamendis põhiseadusliku enamuse, nimelt 135 kohta. Nüüd hakkame me seda kõike väga üksikasjalikult analüüsima. Tahan märkida, et seaduse järgi avaldatakse hääletamise lõplikud tulemused alles 18. aprillil. Kuigi tulemus saab olema teada muidugi palju varem. Kohe pärast seda, kui valimisjaoskonnad Ungaris suleti, avaldati 2 avaliku arvamuse küsitluse tulemused, mis viidi läbi vahetult enne parlamendivalimisi Ungaris. Ja mõlemad prognoosivad siiski opositsioonipartei TISA Péter Magyari võitu. Meediani küsitluse kohaselt saab TISA vähemalt 57% häältest, mis tähendab 135 kohta parlamendis. Praegu see veel langeb kokku. Kui see nii jääbki, siis see oleks pööre, ma ütleksin isegi murrang Ungari poliitikas, sest opositsioon saab 2/3 häältest ehk siis põhiseadusliku enamuse parlamendis. Ja seega saab ta ise üksi vastu võtta enamiku otsuseid. Ja mis on väga oluline määrata oma peaministriks just Péter Magyari, aga Orbán läheb kindlalt opositsiooni. Kuid samal ajal vastavalt TVN Research Centeri küsitlusele saab Magyar 55% ja 132 kohta parlamendis, aga see on juba 1 hääle võrra vähem kui 2/3 parlamendis. See on halb. Orbáni parteile Fidesz annavad küsitlused 38% häältest. Mainin, et TISA partei staap asub otse Ungari parlamendi vastas Budapestis. Kes Friendsis käinud, saab aru, kus see täpselt asub.
ja just seal kogunesid täna õhtul kohe suured Orbani vastaste ja Tissa partei pooldajate meeleavaldused. Ja oma toetajate tormiliste aplauside saatel tänavatel teatas Peeter Magyar, et Tisa hindab valimistulemusi ettevaatliku optimismiga, kuid mõistab, et on võitnud. Ta ütles, et valimisaktiivsus oli eravordselt kõrge. See tähendab, et hääletamas käis umbes 6 miljonit inimest. See näitab, et ungarlased mõistavad, kui olulised need valimised olid. Märgin, et peamiselt hääletasid Magyari poolt noored. Ja just see noorus tagas valimistel nii suure osaluse. Magyar juhtis tähelepanu valimistel valitsenud ebavõrdsetele tingimustele, mille peaminister Viktor Orban on loonud oma 16-aastase ametiaja jooksul. Magyar tänas sõltumatuid vaatlejaid, kes vabatahtlikult nõustusid valimisi jälgima. Ja selliseid vaatlejaid Tissa parteist, tähelepanu, oli ametlikult registreeritud umbes 20 000 inimest. Mis veel oluline? Tänastel parlamendivalimistel registreeriti kõrgeim valijate osalus kogu riigi postkommunistlikus ajaloos. Riikliku valimiskomisjoni andmetel seisuga kell 18.30 kohaliku aja järgi vahetult enne valimisjaoskondade sulgemist osales valimistel peaaegu 78% hääleõiguslikest valijatest. Valijate aktiivsus Budapestis ja mõnes teises suuremas linnas ületas isegi 80%. Ja siin on huvitav moment, sest just linnades hääletati peamiselt Magyari poolt. Samal ajal on Viktor Orbani põhivalijaskond väikelinnad ja külad. Hoolimata väidetest võltsimiste kohta teatas Ungari president Tamás Sulek, et valimised kulgesid edukalt ja et rekordiliselt kõrge valimisaktiivsus tähendab, et võitja saab legitiimse mandaadi. Ja Viktor Orban, isegi kui ta väga tahab, ei saa vaidlustada Peeter Magyari võitu. Sest 78% valijatest tulid ja andsid oma hääle. Aga siin tasub meeles pidada, et Ungaris on väga keeruline ja kaval valimissüsteem, mis ei pruugi lubada võitjal oma reforme ellu viia. Ja tundub, et võit on juba käes, aga kordan, hetkel on loetud vaid 50% häältest. Edasi hakkab kehtima see sama keeruline valimissüsteem, mille Viktor Orban üles ehitas ja just sellest me nüüd teiega räägimegi. Ungari parlament, mida tuntakse kui rahvusassambleed, koosneb 199 kohast 199 saadikut. Kohtade jaotamine parlamendis toimub 2 erineval viisil. 106 inimest valitakse otse. Ühemandaadilistes ringkondades, kus iga valimisringkond valib ühe kandidaadi. See tähendab, et on 106 ringkonda, igas valiti üks kandidaat, kokku 106 saadikut. Võidab see, kes saab oma ringkonnas kõige rohkem hääli, isegi kui tema saadud häälte osakaal on alla 50%. Pole oluline, peaasi, et oleks rohkem kui vastasel. See tähendab, et suur osa parlamendist koosneb ühemandaadilistes ringkondades valitud saadikutest. Ukrainas saadakse väga hästi aru, mis see tähendab. Aga! Ja siin läheb kõik natuke keerulisemaks. Ülejäänud 93 kohta parlamendis jaotatakse hääletamise teel üleriigiliste partei nimekirjade alusel. Üldiselt jaotatakse need kohad iga partei poolt saadud häälte osakaalu alusel. Tinglikult, kui partei saab, ütleme, kui palju seal on, 50%, 57 näiteks, Tissa parteile prognoositakse 57% häältest. Nii et nad saavad 57% häältest, siis saavadki nad täpselt 57% neist 93 kohast. See on oluline hetk, millele tasub tähelepanu pöörata. Siiski on muidugi mõned lisasätted, mille Viktor Orban spetsiaalselt sisse viis, et valijad segadusse ajada. Ja nii saab siis ütleme nii väga hübriidsel ja seaduslikul viisil tulemusi võltsida. Selleks, et saada mõni neist 93 kohast, peab iga erakond saama vähemalt 5% häältest. See on valimiskünnis. Ja sama süsteem kehtib näiteks ka Ukrainas. Midagi ebatavalist ei ole. Aga just siin läheb asi kõige huvitavamaks. Ungaris on veel nii-öelda ülejääkhääled. Boonushääled, mis need siis on? Mäletate ühemandaadiliste ringkondade hääletamist? Nii et osa häältest, mille võitja ringkonnast sai, kantakse automaatselt üle parteile, keda ta esindas.
ja nii kui Orbani partei saab näiteks 38% häältest, kuid tal on väga palju majoritaarseid kandidaate, kes said oma ringkondades üle 50% häältest, siis Orbani parteile võidakse lisada need üleliigsed hääled. See tähendab, et lõpus võidakse tulemusi veidi ümber arvutada ja öelda, kuulge, meil oli ühemandaadilistes ringkondades väga palju inimesi, kes hääletasid meie esindajate poolt. Seega peame meile natuke boonusena üleliigseid hääli lisama. Kui te juba olete segaduses, siis mainin, et see pole veel kõik. Et olukorda veelgi keerulisemaks muuta. Ungari kodanikud, kes kuuluvad ühte 13 ametlikult tunnustatud etnilisest vähemusest, nagu romad, slovakid, sakslased ja nii edasi, võivad loobuda hääletamisest riikliku partei nimekirja poolt ning selle asemel hääletada nende vähemuste rahvusliku nimekirja eraldi kandidaadi poolt. Ja see pole veel kõik. Kui Ungari kodanikul on sissekirjutus ehk ta on registreeritud mingil aadressil, siis antakse talle valimistel 2 sedelit. Üks partei poolt hääletamiseks ja teine ühemandaadilise valimisringkonna kandidaadi poolt hääletamiseks. Aga need sakslased, kellel on registreeritud aadress Ungaris, saavad hääletada ainult üleriigiliste partei nimekirjade poolt. Ja kogu see segadus aitas alati Orbani parteil koguda enamuse häältest, isegi kui partei hääletusel nad justkui ei saanud piisavalt toetust. Just sel põhjusel ma ei kiirustaks veel valimistulemusi välja kuulutama. On ilmselge, et Tissa partei saab enamuse, kuid milline see enamus täpselt saab olema, on praegu veel lahtine küsimus. Teate, Viktor Orbani kriitikud väidavad, et suur osa tema valimisedust on alati põhinenud oletatavate välisvaenlaste otsimisel. Iga valimistsükkel on meelde jäänud uue välisohu tõttu. Alguses astus Viktor Orban välja erinevate ühiskondlike organisatsioonide vastu, mida tema sõnul rahastas Soros, kes teate isegi, mis rahvusest ta on. Seejärel astus Viktor Orban välja liberaalsete institutsioonide vastu, mis väidetavalt surusid Ungarile peale mingeid ideid Brüsselist. Aga tema kaitses riigi rahvuslikku, isegi natsionalistlikku suveräänsust. Siis sai probleemiks migrandid. Ta ütleb, nii, me võitleme migrantide vastu. Ja see oligi valimiskampaania idee. Seejärel rajas Viktor Orban oma kampaania LGBT+ liikumise vastu. Selgus, et LGBT on kõige suurem kurjus, seega kogu kampaania ehitati selle ümber, traditsioonilised väärtused ja nii edasi. Ja sel aastal on peamine vastane Ukraina ja Volodõmõr Zelenski, kes väidetavalt tahtis ungarlasi venelastega sõtta tõmmata. Ka Peeter Magyari enda lugu, kellest võib nüüd saada Ungari uus peaminister, on huvitav. Kui te ei teadnud, siis opositsioonilise Tisa partei juht Peeter Magyari oli kunagi Viktor Orbani pooldaja. Ta oli isegi tema partei liige ja isegi tema meeskonna liige. Sest kunagi positsioneeris Orban end liberaalse antikommunistina. Magyar lahkus Orbani parteist suurte skandaalide taustal, millest osa ta ise algatas, kuna ta oli Orbani meeskonna sees. Tuletan meelde, et eelmisel aastal vapustas Orbani valitsust avalik pahameel pärast seda, kui selgus, et toonane Ungari president Katalin Novak andis armu endisele ametnikule, kes oli süüdi mõistetud alaealiste poiste vastu toime pandud vägivallajuhtumite varjamise soodustamises lastekodus. Ta varjas seda. Aga kuidas see lugu üldse puudutab Peeter Magyarit? Kuulake edasi. Judith Varga, kes oli tol ajal Viktor Orbani valitsuses justiitsminister, osales samuti selles armu andmises. Ametnikud, kes väidetavalt kasutasid poiste kallal lastekodus vägivalda. Ja mõlemad naised astusid lõpuks tagasi, samal ajal kui Viktor Orban teeskles lihtsalt, et ta pole midagi näinud ega tea midagi. Ja siin läheb asi veel huvitavamaks, sest seesama Judith Varga oli abiellus Peeter Magyariga. See on tema endine naine. Lõpuks hakkas Magyar avalikult rääkima Orbani meeskonna töö saladustest, sest ta ise oli selles meeskonnas. Tema naine oli selles meeskonnas. Ta väitis, et mitu perekonda omavad pool riigist. Võitlus korruptsiooniga sai üheks peamiseks teemaks Magyari valimiskampaanias. Ta väitis, et Orban on silmakirjatseja, kes ainult esitleb end rahvusliku suveräänsuse kaitsjana Brüsseli liberaalse ideoloogia eest. Jah, tegelikult kinnitab Magyar, et see mask aitas Orbanil lihtsalt tohutu varanduse koguda, samal ajal kui petetud valijad ei saanud aru, mis toimub.
ja mis veel oluline, Magyar rajas oma valimiskampaania Ungari sisemiste igapäevaste probleemide arutamisele. seal ulatusid probleemid majanduse stagnatsioonist kuni halva tervishoiusüsteemini. Samal ajal kui Viktor Orban ehitas oma kampaania peamiselt välispoliitiliste küsimuste ümber. Magyar ei öelnud praktiliselt midagi oma seisukoha kohta Venemaa sõja suhtes Ukraina vastu ega ka Ungari suhete kohta Euroopa Liiduga. Üldiselt võtab opositsioonipartei TISA-partei selgelt protsentuaalse võidu, kuid küsimus on selles, milline see võit saab olema. Sest kui TISA-partei ei saa häälte protsendi põhjal 2/3 kohtades parlamendis, võib Orbani partei minna koalitsiooni veelgi äärmus parempoolsemate poliitikutega. Et mitte lasta Magyaril lihtsalt saada riigi peaministriks ja siis läheb halvasti, sest kõik need lubadused, mida TISA-partei Magyari juhtimisel välja käis, ütleme nii, need jäävadki ainult sõnadeks, sest Orban ei lase neid lihtsalt ellu viia, kuna koalitsioonis parlamendis ei saa Magyarist peaministrit. Ning praegusel hetkel on teada, et Viktor Orban tunnistas ametlikud kaotust ja nüüd toon tema tsitaadi. Valimistulemused, kuigi mitte lõplikud, on arusaadavad ja selged. Vastutus ja võimalus riiki juhtida ei langenud meie õlule. Ma õnnitlesin võitnud parteid. Orban tunnistas kaotust, TISA-partei võidab, nüüd hakkame jälgima esimesi avaldusi. Meie ukrainlastena on meile kõige tähtsam aru saada, milline saab olema Petra Magyari seisukoht Ukraina suhtes, eurointegratsiooni suhtes, kas ta toetab Ukraina liitumist Euroopa Liiduga ja nii edasi ja nii edasi. Sest, rõhutan veel kord, avaldusi küll oli, aga need olid väga ebamäärased. Seetõttu ei saa ma öelda, et ta oleks kuidagi sarnane Orbaniga, ta ilmselgelt ei saa olema Venemaa-meelne nukk. Kuid siiski, nagu ta ise ütles, hakkan ma eelkõige kaitsma ungarlaste huve, mis muide on ainult tervitatav. Siin panen 3 punkti, teie arvamus ja järeldused, kirjutage selle saate kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Ja sõbrad, kui see saade oli teie jaoks huvitav ja kasulik, olen tänulik teie toetuse eest, sest just tänu teie toetusele eksisteerib see YouTube'i kanal. Toetada saab annetuse, tasulise tellimuse või YouTube'i sponsorluse kaudu. Video all saate vajutada nupule toeta ja saada selle kanali sponsoriks. Võite minna ka ekraanil oleva QR-koodi kaudu või leiate kõik lingid ja andmed, kuidas toetada kanalit Aleksei Petši selle video kirjeldusest. Nii, sellega on kõik. Hoolitsege enda eest, kõike head!